Tere, mina olen Sander ja olen tulnud Tehvandile rallit sõitma. Olen vist Tehvandi suusakeskuses siin. Siin on üsna kitsas rada, see rada kusjuures siin selja taga on meil üsna lai veel. Ja tutvuangi rajaga, et rada selgeks saada ja see on 11:30 on meie start. Aga siis tulebki tutvuda, proovin 2 korda raja läbi kõndida ja asja selgeks saada. Konkurents on tihe ja nagu ikka head tulemust tahaks ikkagi saada. Et vaatame, siis tegelikult on vihma lubab ja päris keeruline nädalavahetus arvatavasti tulemas. Aga loodame, et esimene voor saab kuivaga äkki ära sõita. Tehvandi rada siis läbi kõnnitud. Väga lahe tegelikult. Eelmine aasta mulle ei meeldinud see, ma saavutasin tegelikult päris kehva koha ka. Kaotasin konkurentidele päris palju. Täna ma kuidagi tunnen, et ma äkki täna suudaksin siin ikkagi kiirem olla kui eelmine aasta. Aga rada on päris kiire, päris siuke kohati aeglane ja sikaanid on väga kiired, et ruumi on päris palju jäetud ja hetke tunnen päris hea. Ma proovin selle raja ühe korra veel läbi kõndida, teeme kolonnisõidu ka, vaataks veits videosi ja võiks nagu stardivalmis olla. Proovime siis endast kõik anda, et maksimaalselt kõva tulemus siin täna teha. Esimene voor sõidetud, vihma ei saanud, aga peaaegu. Taevas oli ikka väga sinine, aga saavutasime absoluudi 3. aja, 127 autot oli stardis
ja enda klassis siis teine koht ja 0,84 sekundit kaotasin konkurendile. Aga ma tean täpselt, kus ma kaotasin, 2 sõiduviga tuli ikkagi sisse. Aga nüüd lähme järgmisse vooru, vihmakad läksid alla. Et paneme Extreme'i VR3-d uued vihmakad alla ja eks selle ka siuke nipitamine, sest osad lähevad ikkagi vihmaga slikiga veel peale, aga kuna ma ei ole vihmaga sõitnud, siis ma lihtsalt ei julge, lähen kindla peal välja ja lähen siis sõidan selle Extreme VR3-ga siis lõpuni ja lähemegi siis teise vooru nüüd ja vaatame siis, mis saama hakkab. Päris korralikult hakkas vihma sadama. Mul on täitsa tutikad vihmarehvid all ja ega nad ei pidanud. Olen kuulnud, et neid peab sisse sõitma, aga ei tea. Aga nad ei pidanudki tegelikult, et arvatavasti see jutt peab paika. Aga 3. aeg tuli ja konkurentidel juhtus ka palju, et meil on täitsa hea võimalus ralli võita. Et viimane voor tuleb nüüd natuke pingutada ja hoiame pöialt. Tahaks väga-väga võita. Tehvandi rahvasprint sai läbi, kaotasime jälle esikoha ära, 0,6 jäi siis konkurent ülesse, ei ole lihtsalt meie aasta kahjuks
ja muidu oli kõik vägev, mulle üldiselt see viimane katse meeldis, slikid nagu toimisid, aga vist ei usaldanud ikka märja asfaldiga seda pidamist nii palju, aga kõik on enda teha. Aga jah, et siis seekord siis jälle nii, et teine koht väikse kaotusega ja veits kahju ka ikkagi, aga eks tuleb jälle rõõmus olla ja siis asjad kokku panna poodiumile ja pikk teekond koju. Ja saabki homme pühapäeval siis hakata kõik asju kokku panema ja mõtlema järgmistele rallidele. Aga suur tänu, et jälle olete mu videosi vaadanud. Pange like, subscribe ja näeme järgmistel videodel. Jaa, aga lubatud on ju purmeistrid kindlasti sõitma, ka kodus ja purmeistri vastu sõitma.